2026. aastal avab siin Hiiumaal Õnguküla rannas oma uksed heaolukeskus EHA Retriit. Ja näete, see salapärane hoone on siin minu selja taga kerkimas, mille muide kohalikud on juba ristinud tema proportsioonide tõttu pentagoniks. Aga kogu selle ettevõtmise taga on pururikas ärimees Sonny Asvani, kes ilmselt ootab endaga sarnaseid kliente siia, sest viibimine 5 päeva siinses retriidis maksab 7–8 eurot ja juba praegu on võimalik siia tube broneerida. Juba 1994. aastast Eestis elav ärimees Sonny Asvani on üks Eesti idusektori laiahaardelisemaid halle kardinale. Tõsi, tuntud on ta rohkem Kehra paberivabriku omanikuna. Koos Sonny Asvaniga on EHA Retriidi asutajaks ka tema elukaaslane Eva Maran. Ta on ikkagi eelkõige eksklusiivse kogemuse paik ja eelkõige juba Hiiumaa enda pärast, sest puhas loodus, puhas õhk, ei ole valgusreostus, puhas vesi. Juba see teeb asja väga eriliseks, et maailmas on selliseid kohti jääb aina vähemaks ja vähemaks. Ja teine pool on siis see, et meie kontseptsioon baseerub aastaaegadel. Ehk siis ongi ka see, mida Hiiumaa meile annab. Me tahame olla võimalikult autentsed just sellele kohale, kus me oleme. Kuid ikkagi hindadest merevaate ja rõduga 2 toa hind 5 päevaks on ühele inimesele 8475 eurot. 1000 eurot lisandub, kui soovite tuba terrassil asuva kuuma mullivanniga. Odavaim variant on broneerida metsavaatega ja ilma rõduta tuba, mille eest tuleb 5 päeva jooksul välja käia 6375 eurot. Kuna EHA on avatud aastaringselt, siis kindlasti me peame pöörduma välisturgude poole. Aga loomulikult on absoluutselt kõik EHA-sse oodatud. Et me oleme selleks ka töötanud välja erinevad paketid, et meil on 3, 5 ja 7 öised paketid, mida me siis nüüd järjest lisame oma kodulehel, et hetkel tõepoolest on ainult 5-päevased paketid sureks saadaval. Me oleme ikkagi väga süvitsi läinud sellesse, kuidas taolised retriidid terves maailmas toimivad. Ja loomulikult üks siis uuringu osa oli ka see, et kuidas ja millisel tasemel on need hinnad kujunenud. Et kui vaadata sellist maailmaturgu, siis EHA hinnad on umbes keskmisel tasemel, arvestades ka seda, et lisaks majutusele sisaldab meie hind ka toitlust just ja kõiki tegevusi ja hoolitsusi, mis siis programmis on ette nähtud. Hiiumaa on aastaid oodanud saarele korralikku spaad. No nüüd tuleb retriit, kuid ka selles näevad kohalikud ainult plusse. Seal ettevõtluses soovitakse hästi palju ka kohalikku toodangut kasutada, et see on kindlasti selline majanduslik kasu, mainekasu ja ma arvan, et ta toetab sellist üldist Hiiumaa kuvandit, et me oleme rohesaar ja võib-olla ka selline natuke eksklusiivne koht, et me ei ootagi siia saarele neid turiste, kes tulevad randa ja läbustavad ja siis ööbivad telgis ja lähevad minema, vaid pigem ikkagi teadlikku inimest, kes teab, mis asi on Hiiumaa ja miks ta siia tuleb. No kas see on ka võib-olla lootus, et kohalikud inimesed saavad tööd? Ma usun, et küll, et see toetab kas siis läbi teenuste või otsaste töökohtade Hiiumaad. Ja kuidas kohalikud seal vastu on võtnud selle mõtte? No, ütleme, et võib-olla on neid, kes muigavad selle hinna üle aru saamata, et kellele see suunatud üldse on, aga üldiselt arvaks, et ikkagi positiivselt, kes vähegi asja sisusse suudab vaadata. EHA Retriit on eraisikuliselt rahastatud ja investeeringu suuruseks on 12,5 miljonit eurot.